Täna on kolmainupüha. Mina istun siin Ristihiina tee kõrval Roobuka külas Saku vallas. See on koht, kus kohtuvad huvitavalt 3 valda: Saku vald, Saue vald ja Kohila vald. Ja siin on mingi seos kolmainupühaga, sellele tulen tagasi. Jumal on kolmainsus. Mis see üldse tähendab? Siis sa ütled võib-olla, et jah, Jumal on Isa ja Poeg ja Püha Vaim. Ta on 3, aga ta on ju ka üks. Jumal on ju üks. See on terve Piiblis ka Jeesusele väga oluline. Jumal on üks. Ja sõna kolmainsus tegelikult on suhteliselt imelik konstruktsioon, sest selle sõnas on kirjeldatud, et see Jumal on 3 ja 1 korraga. Loogiliselt see ei lähe hästi kokku. Inimeste loogikaga ei lähe üldse kokku see, et 1 võrdleb 3-ga. Aga võib öelda selle kohta, et kuigi Jumal on loogika, mõistus looja, siis ületab ta ise loogika. Ta on suurem kui loogika. Inimese mõistus on piiratud, eriti selles, et saada aru Jumalast, Jumala olemasolust. Siiski ma usun, et meie inimesed saavad piisavalt aru sellest, kes Jumal on, piisavalt aru nii palju, kui meil on vaja, selleks, et teda nii hästi tunda, et me saame olla tema jüngrid, käia koos temaga ja uskuda temasse ja üks päev temaga kohtuda igavikus. Kuna on nii keeruline seletada, kuidas midagi või kedagi saab olla 1 ja 3 korraga, siis on kiriku ajaloos päris varakult tekkinud erinevaid sümbole Jumala kolmainsuse kohta. Näiteks 3 nurk. On siin üks triangel. Kolmnurk. Siin on 3 nurka, üks siin nähtamatu. Võib-olla on see Püha Vaimu kolmnurk, sest kus ka meie inimesed tulevad sisse nii-öelda, sest meie ju oleme Jumalaga üks just Püha Vaimu osaduses. Siin on 3 nurka, aga 1 triangel. 1 kolmnurk. Ja üks teine sümbol on ju loomulikult ristikein. Ja ma olen täna väga põnevel, kas ma leian nüüd Ristihiina teel üldse ristikheina, sest ma ise elan nimelt Kase teel ja ei ole sealt leidnud mitte ühtegi kaske. Aga jah, oli ja on ja need on veelgi Ristihiina teel. Ja võib öelda ka, kui mina nüüd siin olen, kui ma oleks nüüd leidnud seda täpselt õiget punkti, siis mina võin ka olla tegelikult 3 vallas korraga, kuigi vaevalt saab seda kutsuda kolmainsus sümboliks. Jumala kolmainsus õpetus aitab meid aru saada natukene selles, kes Jumal on. Et ta on Isa, looja, et ta on Poeg, Jeesus Kristus, päästja, Jumala tall. Ja et ta on Püha Vaim, elavaks tegija, lohutaja, trööstija. Ta on kõik see korraga ja ta on veelgi
üks vana kiriku vanasõna nii-öelda tunnistaja Maximusest on selline, et Jumal on alati suurem. Jumal on alati suurem kui meie ettekujutustest tema kohta. Ta on nii suur. Mõtle, ta on loonud universumi, mitte ainult maakera, mitte ainult kõik teised planeedid. Ta on loonud terve universumi, ta on suurem kui universumi. Ta on alati suurem, kuidas mina saan temast eriti aru. Seda ma ei tea, aga ma tean, et ta on siiski tahtnud ilmutada iseennast maailmale kolmainu Jumalana, loojana, päästjana ja elavaks tegijana. Ja kui sa tunned Jeesust, siis sa tunned piisavalt Jumalast. Me palvetame. Issand, me täname sind sinu suuruse eest. Me täname sind tähtede eest, et kui me vaatame neid, siis saame aru, kui väiksed me ise oleme ja kui suur sina oled. Aga me täname sind ka selle eest, issand, et sa siiski vaatad oma inimlaste peale. Et sa näed igat ühte meist, meie rõõmusid, meie muresid. Sa tead sellest kõike, nii suur oled. Sa oled nii suur, et sa julgesid saada väikseks Jeesuse lapseks, et meid päästa. Et meie saaksime teda näha ja saada päästetud. Issand, me täname sind selle eest ja me palume, et sa oled meiega ja vaatad meid ja meie igapäevaseid väljakutseid. Me palume Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meigi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma paale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõsku oma paale sinu üle ja andku sulle oma rahu Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Mine Jumala rahus ja teeni Issandat rõõmuga. Aamen.